Tere, mina olen Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolise kogu koguhoidja ja täna ma tahaksin rääkida teile ühest toredast teosest, mis oli valminud aastal 1962. Ja lähme ma näitan. See on huvitav keraamiline maal või pannoo, mis koosneb 16 käsitsi valminud plaadist. Ja see on omamoodi kollaaž, mis kujutab Tallinna peamisi vadumisväärsusi. Siin me näeme Rannaväravat ja Estonia teatrid ja Raekoda ja Olevist, siis Pühavaimu. Siin allpool nurgas on uudishimulikud turistid, kes naudivad vaadet, maalivad maastikku, teevad piltid. 60. aastatel tekkis selline huvitav nähtus nagu vanalinna mood. Esialgu küll erialastes ringides ja siis see sai populaarseks rahvas seas. Võib-olla see oli vastupanuks sellele näotule maasehitusele, ühesugustele hoonetele, mis tekkisid Tallinna 60. aastatel ehitusbuumi ajal. Selle teose visuaalne keel on üsna kaugel sotsrealismi dogmast, sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik. Kõik hooned ja inimeste figuurid on tugevalt stiliseeritud ja tähelepanelik vaataja võib märgata ka seda, et siin Pika Hermanni torni otsas lehvib kodumaine trikoloori meenutav lipp. Sellised olid 60-ndad.